Torustik Kadaka puiesteel oli ligi 30-aastane, aga kulunud oli ta juba ohtlikult õhukeseks. Betoontorustiku kiire kulumise põhjus on torustiku asukoht. Languse tõttu on veevool torustikus kiirem ja kulutab betooni rutem. Seal on siis osaliselt Nõmme, Saku, Saue piirkonna reovett, mis liiguvad siis edasi reovee puhastusjaama, kus me puhastame seda reovette vastavalt kõikidele nõuetele. Ja loomulikult selleks, et renoveerida antud lõiku, enne on vaja korraldada ümberpumpamist. Torusid välja ei kaevatud, avati vaid kaevud ja uuendati neid kinnisel meetodil. Selle meetodi nimeks on sukkamine. Ehk siis vana toru sisse lükatakse materjal, mis reageerimisel veega või auruga kivistub. Ehk siis meie katame vana toru seina uue toru materjaliga. Ja selle eluiga peaks olema vähemalt 50 aastat. Aktsiaseltsil Tallinna Vesi on 2600 kilomeetrit torustikku. Sellest 1600 kannavad reo- või sademevett Paljassaare puhastusjaama. Hetkel ei ole meil teada selliseid kanalisatsiooni turustike ja lõike suuremate läbimõõtudega, mis vajaksid kohest renoveerimist, aga kindlasti ei saa keegi garanteerida, et avariisid ei tule. Et avariid ongi kommunaalettevõtete igapäevane reaalsus ja loomulikult, kui midagi juhtub, siis koheselt tegutseme ja teeme asju korda.